on alati sooja südamega inimene, väga abivalmis ja armas tüdruk, alati nägu naerul. Hoia ta nüüd nägu naerul. Tere, minu nimi on Katariina ja ma tegin oma loovtöö kamast ja tahtsin sellepärast kamast teha, et no, mulle meeldib väga toit ja no mulle meeldib ka süüa, mis on mulle ka siin. Aga jah, ma ei tea. Siis köögis üksi teed. Teen süüa, kui toidustada, mis sa siis õhtusöögiks teed? Ma teen Eesti rahvustoitu. Miks just Eesti rahvustoitu? Teen seda sellepärast, et Eesti sünnipäev oli ja tol päeval tellisite teie pitsat. Aga mis Eesti rahvustoitus õhtusöögiks teed? Ma teen verivorste. Need on tegelikult juba ahjus, aga nendega läheb veel aega. Kuid kas te tahaksite teha minu kõhte tuntuvaid Eesti rahvustoitu? Teeks siis kama. Isa ei saa küll osa võtta, aga me jätame talle ka tasside ja kama. Millega üldse kama teha? Äkki meil ei ole kõike, mida vaja? Rahune, meil on kõik olemas. Me käisime koos Annega eile poes. Palun too jogurti sina, Anne, too pliidi kõrvalt kamapurk. Kas te teate, kuidas vanasti kama tehti? Ei, aga kui vanasti seda tehti, kas see oli siis raske? Kui oli, siis mina seda ei usu. Hans, ära tee järeldusi. Appi, me ei saaks seda hakata tegema, kui te ainult vaidlete. Lõpetage nüüd ja ma räägin teile kamast. Kama on jämejahu, mis koosneb erinevatest segaviljadest nagu rukis, jooder, aga seal on veel ka helm. Vanasti pandi viljad soolaga keema ning seejärel kuivatati päikese käes. Kuivatamisele järgnes viljade ristimine, ahjus ja siis jahvatamine. No siis me saame järgmiseks jõuludeks alles kama. Rahune Hans, tänapäeval müüakse valmis kamajahu ka poes. Palun pane jogurtid kannu ja sina, Anne, pane kama. Kas vanasti oli tõesti olemas jogurt? Ei, vanasti tehti kama hapupiimaga. Juba tahan kama maitsta. Ants, ära ole nii käesitu. Seda on ju vaja veel natuke segada. Oled sa kindel, et kama saab valmis ikka täna, mitte järgmiseks jõuludeks? Mina maitsen kama esimesena. Ei, mina maitsen seda esimesena. Veel natuke ja kama saabki valmis. Hoopis mina, pealegi tundub see maitsev. See näeb tõesti maitsev välja ja pealegi veel meie endi tehtud. Kas see tähendab, et ma hakkan iga päev kama saama? See mulle lausa meeldiks. Oh, vaata, verivorstid on ka valmis. Tore, hakkame siis sööma. Kõhud ongi kõigil tühja. Tore, lõpuks saamegi päris Eesti toitu. Ma tahtsin ühte asja öelda oma selle video kohta, et seal lõpus, kui see näitas sõna lõpp, siis see ei lasknud mul jõutähte panna ja siis seal oli kirjas lopp. Ja mul on need tegelased ka kaasas, et need on väiksed. Ja ma usun, et kamast ei ole eriti vaja. Katariina, ma kuulsin, et sa ütlesid, kui sa tegid seda tööd, kuulsin, et sa ütlesid, et üks nali oli ka seal animatsioonis, aga seda ma vist praegu ei näinud. No jah, alguses see tekst oli palju pikem, aga noh, ma arvasin, et see tuleb 4-minutiline, aga hoopis 2-minutiline, nii et igatahes võin